No tervist! Tere! Mina olen see paha poiss Põltsamaalt, Tapikult. Ausalt öeldes ma tulin täna siia lootustega, et siin on niisugune, nagu Põltsamaal oli presiidiumi laud ja seal istuvad arendajad ja projekteerijad ja vallaametnikud ka väga targad inimesed. Aga no ei olnud. Ja sellepärast ma räägingi ainult 4-5 minutit. Meil ei ole vastastikku mõtet teist siin agiteerida väga. Mul on mõningased küsimused, lugupeetud saad. Kas siin on niisugune isand nagu Kalle Toomet? Kas te tunnete niisugust meest? Jaa. Aha. Kas ta oli hea mees? Oli hea mees, jah? Okei. Minul on natuke teised andmed, kui oli 21 aastat tagasi Palmuküla sõda. Mina olin maausulistega mäe peal ja Kalle Toomet tuli politsei ahelikuga ja alla ootasid ka juba buldooserid ja nii edasi, aga no me suutsime nad ära tõrjuda. Vaat nii hea mees oli see Kalle Toomet. Nii, nüüd on mul veel üks küsimus. Kas siin on kohaliku vallavalitsuse liikmeid? On. Nii, aja käsi püsi. Nii, tere. Kas sa nurud ka moderaatori käest sõna pärast? Mul on sulle paar küsimust. Nii, ära kohe tule, ilmselt sulle kohe ei anta. Jah, nii. Kui on vaja, siis eks ma ikka vastu. Kas sa annad talle sõna? Teksti võrd teile. Jah. Seda on küsinud ära, ma saaks diskussiooni pärast. Siis on mul veel üks küsimus. Kas siin on kohaliku volikogu liikmeid või lausa esimees? Oled, emad? Kuidas? Ei ole esimees. Oled volikogu liige. Millise komisjoni liige sa oled? Kogukonna komisjoni liige. No väga täpne. Hea küll. Kas sa oled tuulikute poolt või vastu? Kuidas? Mul ei ole selget seisukohta. Ei ole selget seisukohta. Räägi muga pärast. Nii, 4 minutit ei ole täis või? No täna oleks siin päris nalja saanud, kui siin oleks olnud arendajad ja projekteerijad ja need asjamehed. Mina ei oleks neile küll õlpunud. Oleks toimunud täpselt nii nagu Põltsamaal. Üks pidi püksi tegema ja teine, ma ei tea, mis teema juhtus. Okei. Aga homme, ülehomme on Väikses Marjas, Ida- või Lääne-Virumaal, aga seal on juba teine rahvas. Seal on igasuguseid tarku inimesi. Ma ei hakka neid nimesid ette lugema. Planeerijaid ja müraspetsialist. Mina ei tea, kas saab veel olla müra küsimuses targem kui Kalju Tamme. No hea küll, vaatame teisipäeval. Nii. Siis on seal muid mehi ja naisi ka veel. Tervisest räägib keegi Triinu Veeber. Mina kavatsen sinna sisse pugeda ja kui see Marko Pogerents kavatseb mind takistada, no küll ma mõtlen midagi välja. Niimoodi. Nüüd on 4 minti täis. Ma ei tutvustanud ennast vist alguses, olen Põltsamaa vallast, Tapiku külast, Tapiku Olemangu nimi ja katsume võidelda edasi. Olete nõus? Tubli! Ma vastan siin ühe isanda küsimusele, miks pärast Saksamaa tuumajaamad ära lõhkus, või tähendab, välja lülitas siin. Kui palju aega tagasi? 10 aastat või? Sa ei lubanud küll poliitikast rääkida, aga siis... Ei, aga ma iski ühe lause ütlen, sest muidu jääb isand vastuseta. Emand Merkel oli Putini tiiri otsas. Naftatorude otsas. Aga see oligi see põhjus, miks pärast... No nii, okei. Saite aru, miks pärast Merkel? Jaa, saime aru. Saite aru, tubli. Aitäh väärika vihjest.
Nüüd lähme edasi, et ma annan selle sõna teile. Ja kui te olete teinud, siis teeme selle, et see Maiule enne kui Maiule annan, ma annan sulle sõna. Sul oli üks väike mõttekäik oli ja Maiule tahtis seda laiendada pärast seda. Ja siis lähme diskussiooni juurde edasi. Kogematest on ka mõne 2 fakti välja, mida ma olen otsinud, aga samas, kui te selle ära teete, siis see ei ole meil kohtus. Nii, aga siis palun. Tervist! MTÜ Looduse inimeste eest mina olen Urmas Maranik. Ja alustuseks pean kohe mainima, et eelmised esinejad tegid väga tublit tööd ja nii mõnedki jutupunktid said õnneks juba kaetud. Nii et selles mõttes ma väga pikalt oma ettekannet ei teeks. Aga alustuseks võtaks võib-olla sellise mõtte, et väga palju räägitakse tuuleparkidest. Aga tuulepark minu jaoks on pigem see koht, kui ma pühapäeviti lähen koeraga jalutama, kus on selline loodus ja rahu ja vaikus. Et kui nüüd võrrelda tavalist parki ja tuuleparki, siis tuulepark oleks ikkagi pigem nagu tööstusala, ehk siis tuuletööstus. Sest seal rahu ja vaikust olenemata aasta ajast kindlasti ei ole. Sellist slaidi, võib-olla mõned on juba üle Eesti seda näinud, 290 meetrit on siis maismaa tuuliku maksimaalne kõrgus, mida siin ja seal on kavas paigaldada. Võrdluseks on palju räägitud Tallinna teletorn, mis võib-olla tegelikult väga palju ei ütle, aga võib-olla kõige parema pildi annab selle tuuliku ja teletorni vahel see väikene kirik, mida enamasti üle Eesti siin ja seal leidub, kõrgus on ta maksimaalselt 50 meetrit. Selle suure tuulikuga võrreldes on ta nagu väike käärus. Siis võtaks võib-olla lühidalt kokku eelmiste esinejate jutu elektritootmisviiside ja hinna kohta. Nad ehitasid väga palju detailseid arvutusi, neid kindlasti ei ole mõtet üle käia, küll aga on väga hea selle lõpetuseks näidata siis Euroopa Liidu Statistikaameti ehk Eurostati ametlikku statistikat. Vasakpoolne joonis näitab seda, üleval seal punase sõõri sees on Euroopa riigid peastatud selle järgi, kus toodetakse kõige suurem osa elektrit siis tuule abil. Esimene on loomulikult Taani, teine Iirimaa, kolmas Saksamaa ja parempoolne graafik, ülemine tipp punase ringi sees on siis elektri hind kodutarbijale aastal 2024. Ja nii kurb, kui seda ei ole, siis hinna poolest 3 esimest riiki on küll veidi teises järjekorras, aga Saksamaa, Iirimaa ja Taani. Selles mõttes reaalne majandusele statistika räägib täiesti selgelt keelt, et mida rohkem me elektrit tuule abil toodame, seda kallim on elektri hind meie kui kodutarbija jaoks. Ja siinkohal ma pean siis silmas seda hinda, mis on kõikide aktsiiside muude tasudega, ehk siis see hind, mis on selle elektriarve peal, mis sulle põlgata tuleb. Seda planeeringute kaarti Kalju küll näitas, aga ma ütleks siia võib-olla paar sõna juurde. Selle kaardi paremas servas Narva, Peipsi järv, on see Võrumaa ja Tartu kant on sellise halli viirutuse all, mis tähendab seda, et riigikaitselistel põhjustel selleks, et õhuseire radarid töötaksid, ei saa seda tuuleparke rajada. Ja naljaga pooleks võib öelda, et kui indiaanlastel on Ameerikas reservaadid, siis see saaks olema eestlaste reservaat, kui tuuleparkide eest siis pakku kolida. Nii veel kord võib-olla siis sellest Eleringi kodulehelt leitavast Eesti elektrivõrgu põhikaardist. Kollased
jämedamad jooned on siis need kangemad elektriliinid, 330 kilovoldised, need veidi peenemad sinised on 110 kilovoldised liinid ja kahjuks ei ole võimalik tuuleparke rajada siis selle liini äärde, mis tuleb ülevalt Narvast ja mööda Peipsi äärt kulgeb Tartu juurde, see on selles sõjalises kaitsevööndis ja kui üldist Eesti planeeringute kaarti vaadata, siis väga palju tuuleparke kipub jääma sinna riigi edela ja keskossa, kus neid kangemaid liine on vähe. Aga mida see tähendab? See tähendab seda, et kui sinna nüüd arvestatavas koguses tootmisvõimsust rajada, siis on vaja ehitada uusi kõrgepingeliine. Miks see on oluline? Oluline on siis sellepärast, et nende uute kõrgepingeliinide eest ei maksa ju tuuleparkide rajajad, vaid see tuleb maksta kinni meil kui siis tarbijad ja kajastute siis elektriarvel kas võrgutasu tõusuna või ükskõik mis muu reale. See on siis see nii-öelda lisakulu, mis tuuletööstuse arendamisega kaasneb. Numbritest Kalju meil juba rääkis, neid hakkaks täpselt üle kordama, aga kommentaariks ütleks võib-olla nii palju, et hetkeseisuga toimub täielik võimsuste üleplaneerimine. Meil Eestis seda elektrit, mida nende tuuleparkide abil, planeeritavate tuulikute abil on võimalik toota, kindlasti omale vaja ei lähe, me ei suuda seda ära tarbida, ainus võimalus on seda siis välja müüa ja eksportida. Tervist, mina olen Maarja Märanik, samuti samast MTÜ-st. Mina võib-olla räägiks natuke siiski numbritest ja natuke selles võtmes, et nii palju kui mina olen aru saanud, siis meie riik ei tea, kui palju on planeeringutes tuuleparke. Teatakse detailplaneeringuid ja teatakse üldplaneeringuid, aga eriplaneeringuid ei teata. Ja siin minu jaoks on küsimus, et täna, eile, nädal tagasi tulevad välja Kliimaministeeriumi poolt ja riigiametnike poolt arvud, et meil on vaja 200 tuulikut, 350 tuulikut, 400 tuulikut, alla 400 tuuliku, erinevad inimesed, erinevad arvud. Aga mingid arvud on välja, kui mitu tükki meil vaja võiks olla. Meil on planeeringute võimsused märgitud eelmise aasta märtsi seisuga, aga need on niivõrd suurelt, mahuliselt niivõrd palju suuremad kui see, mida meie riik praegusel hetkel tahab. Ja kuna riik ei tunne muret selle üle, et tuuriks välja või et nad teaksid täpselt, kui palju planeeringutes on, siis me ei tea, kui palju nendest realiseerub lõpuks. Sest praegusel hetkel on tekkinud olukord, kus arendaja tuleb valda, algatatakse planeering, vald enamasti algatab selle, peabki algatama, hiljem võivad siin volikogu liikmed täiendada mind, kui ma eksin, siis hakatakse menetlema seda planeeringut, mis tähendab vallale tööd. Meie kui maksumaksja raha, vallale tööd. Vald planeerib, tegeleb selle planeeringuga, viib läbi seda planeeringut, see planeering peab jõudma lõpuni. Ja siis jõuab ta volikogu ette, kus volikogu otsustab, et kas see planeering võtta vastu või tagasi lükata. Aga see tee tuleb kõik läbi käia. Ja see kõik on maksumaksja raha. Kui vald nüüd otsustab, praegusel hetkel on minul jäänud selline mulje, kui vald nüüd otsustab tagasi lükata, et nad ei võta seda planeeringut vastu, siis kaebab arendajad kohtusse. Teistpidi on võimalik, et kui vald võtab vastu selle planeeringu, siis võib juhtuda, et inimesed kaebavad kohtusse. Ehk siis vald on kuidagi praegu pandud väga tobedasse olukorda, kus ühelt poolt inimesed ei soovi tuulikuid, aga teiselt poolt riik jällegi ei ole andnud võimalust või tekitanud võimalust, et kuidas sellest olukorrast ilusti väljuda. Ja siis räägitakse, et meil on vaja 200 tuulikut, 250 tuulikut, 350 tuulikut, alla 400 tuulikut, aga planeeringutes on, nagu Kalju ütles, et tohutult palju on üle planeeringuid. Kuidas me neid lõpetada saame? Selle kohta ma ootan kõnevusega vastuseid. Tundub, et mikrofon anti mulle jälle tagasi. Mina tänan. Võime minna järgmise slaidiga edasi. Siin on ühed andmed Keskkonnaagentuuri hallatavast keskkonnaportaalist
slaid ja siin oleks Eesti siis tabeli alumises kolmandikus selline kollane joon tabeli allservaliga. Ja see tabel näitab seda, kui suur on siis tuuleenergia tootmisvõimsuste kogumaht mingis Euroopa riigis võrrelduna siis tema rahvaarvuga. Ja miks see kaart oluline on see, et seda sama slaidi on siin üle Eesti riigiametnikud näidanud, kui nad on külastanud omavalitsusi, on külastanud erinevaid rahvakoosolekuid ja kohtumisi. Aga mida siin tuleks muidugi täpsustada, et kuna vahepeal on tööd alustanud Sopi-Tootsi tuulepark ja nii mõnedki teised tuulikud, siis tegelikult Eestis see olukord Euroopa võrdluses ei ole sugugi nii nutune. Ülemine kollane joon on Euroopa Liidu keskmine ja Eesti tegelik hetkeseis meile teada olevalt see näitaja suhtarv peaks olema 50,8 megavatti tuuleenergia võimsus 100 000 elaniku kohta, mis tähendab seda, et Eesti ei ole sugugi teistest Euroliidu riikidest kehvem, vaid vähemasti keskmisel tasemel või siis lausa kõrgema. Et selles mõttes ei pea me ka need, kes tuuleenergiat pooldavad, ei pea mingis mõttes häbi tundma, ütleme siis üle-euroopalises võrdluses. Siin mõned kohalikud kaardid, kus vasakul kaardil on siis vasakpoolsest slaidil, on näha Kehtna siis detailplaneeringuga ette nähtud tuulealad. Kokku on neid 4 teadaolevalt, neist vist 1 on tänaseks välja langenud. Kohalikud ilmselt teavad paremini. Alles oli jätkul. Parempoolsel kaardil on lisaks Kehtnale näha siis ka üle piiri tuuleplaneeringuid nii Türi kui ka Rapla vallas. Ja miks see oluline on, et nagu siin mõne tuuleala puhul, mis on Kädva kandis või üleval seal Karitsa pool, on näha see, et see sama pilt, mis tegelikult üle Eesti välja joonistub, et paljud tuulepargi planeeringud puudutavad ühe korraga mitut valda, nad on siis kas ulatuvad üle valla piiri või on siis otse valla piiri ääres, mis tähendab seda, et see tuulepargi mõju ulatub naabervalda. Aga miks see on olnud probleemiks? Sest igas vallas menetletakse planeeringuid eraldi. Igas vallas räägitakse rahvale siis kohalikest planeeringutest, aga pahatihti on juhtunud nii, et inimesed ei tea, et nad jäävad naabervalda planeeritava tuulepargi mõjualasse. Ja siit me jõuamegi selle killustatuse probleemini, et kuna tegelikult puudub selline riiklik koordineerimine, riik võttis vastu mingisuguse taastuvenergia eesmärgi, need on lihtsalt numbrid paberil, aga selle eesmärgi täitmine jäeti siis kohalikele omavalitsustele ja nii-öelda lasti nad siis põllule lahti, kus arendajatega mängima. Siin on veel üks slaid tuulealade kohta, aga kui nüüd neist kohalikest planeeringutest vahet ei ole, mis liiki või tüüpi need on. Lähevad pihti. Ja loomulikult on, et neist kohalikest planeeringutest veel väheks jääb, siis riik otsustas 24. aasta augustikuus kaardistas ta täiendavalt tuulealasid, täpsemalt tegi seda Keskkonnaagentuur. Ja eelmise aasta detsembris pandi siis oksjonile erinevaid riigimaa kinnistuid, eeskätt siis riigimetsa kinnistuid üle Eesti, mida siis oli võimalik igaühel oksjonilt osta ja just selle eesmärgiga, et siis sinna rajada tuulepark. Osta on võib-olla natukene vale sõna, osta sai hoonestusõigust, ehitusõigust. Ja siin kaardil ongi näha need riigi leitud alad. Kui kohalikud planeeringud on sellist oranžikat või kollakat vahepealset tooni, siis riiklikud tuulealad on siin kas helerohelised, punased või tumekollased. Ja mul hetkel küll informatsioon puudub, kas seal Kädva ja Vahastu kandis oksjonile läinud alad, kas
meil on ka pakkumisi tehtud, kus nad on ka nii-öelda ära ostetud. osteti ära. ja Järvamaa osteti ka samast järgmisel kohe ära. Need on tehtud korras. jah, et need on nüüd sellised, need riigi tuulealad on sellised, mis tulid üllatusena kõigile, kohalikele elanikele, kohalikele omavalitsustele, igasugune eelinfo ju tegelikult suuresti puudus. aga mida võib lugeda, nagu ütleme nii, et positiivseks või plussiks, et see, et need on riiklikult leitud alad, ei tähenda seda, et sinna lõpuks tuulepargid tulevad, sest arendaja, kes on saanud ehitusõiguse, peab minema kohalikku omavalitsusse ja algatama siis omavalitsuses ikkagi kohaliku planeeringu, mida menetletakse täpselt samamoodi nagu kohaliku planeeringu. Ja see tähendab seda, et nii vallal kui kohalikel inimestel jääb siiski õigus kaasa rääkida ja lõpuks öelda ka ei nendele tuulealadele. Siin üks üle-eestiline kaart, Kalju oli neid ilusti sõõre täis joonistanud, meil on selline vähe leebem, see kaart nii palju ei hirmuta. Aga minule läheb 13 kohaliku omavalitsust. jah, meil on neid veidi rohkem. Teadaolevalt planeeritakse tuulealasid 29 vallas, meil on 15 valla tuulealad kaardil märgitud, needki mõnes vallas ainult osaliselt ja lisaks on siis need riigi tuulealad. Kui nüüd kõik erinevad kaardifailid üle Eesti õnnestuks kokku koguda, siis see pilt oleks loomulikult palju kirjum ja see võib-olla annab siis natukene aimu sellest, et mis siis nagu selle tuuleenergia arendamisele üle Eesti toimub. Ja mis on nagu meile silma jäänud ja olnud selline natukene ühtemoodi üllatav ja teistpidi natukene kurvaks tegev on see, et kui sellist kaarti näevad kõrgemad riigiametnikud või ütleme kõrgemal kohal olevad poliitikud, siis ega nad tegelikult näevad sellist kaarti esimest korda, sest ka Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumil nii detailset kaarti meie teada viimati kaardiandmete põhjal ei ole. Ja küsimus või põhiprobleem ongi selles, et nemad ju mängivad numbrit paberil. 1000 megavatti sinna, 2000 tänna, võib-olla kokku 3000, aga mida see, kui me nende 3000 megavatti kuhugi loodusesse laiali paigutame, mida see nagu tegelikult tähendab ja kuidas see asi nagu päriselt välja hakkab nägema, siis sellest ei ole praktiliselt mitte kellegi aimu. Väga lihtne on ju neid numbreid paberil veeleda. Ja see on üks nagu võib-olla see probleem ja vastuolu, et miks nagu keskvalitsuse tasandil, ma arvan, see minu arvamus, ei saada nagu hästi aru, et mille vastu me siin nagu protestime või mis kohalikele elanikele pahameelt valmistab. Et kui nad seda ise nagu pilti näeksid ja natukene süveneksid ja järele mõtleksid, võib-olla nad jõuaksid samale järeldustele kui meie siin saalis või paljud meist ütleme nii. Aga et Eesti pinnale planeeritavatest tuulealadest puudu ei jääks, siis lätlased teevad meie riigipiiri ääres väga tublit tööd. Siin on toodud 2 näidet. Kui nüüd sellist üldisemat kaarti näha, siis vaadata, mida hetkel kahjuks võtta ei ole, siis kui mälu ei peta, Eesti-Läti riigipiiri ääres vahetult Läti poolel on suurusjärgus 10–15 sellist asisemat tuuleala, kuhu oleks võimalik tuuleparki rajada. Ja vasakpoolsel slaidil on näha Mulgi valda mõjutama hakkava tuulepark, Lode tuulepark siis Läti poolel. Need on sellised pallid, kribu-krabu kastikesed. Aga häda on selles, et see tuulepargi ala ulatub siis nii-öelda maakitsuse või maaninana Mulgi valla sisse. Lähimad tuulikud on planeeritud riigipiirist suurusjärgus 300 meetri kaugusele. Siis isegi see kõige tavalisem kuuldav mürahäiring tuleb suuresti kõik Eesti territooriumile. Siin tuleks ka silmas pidada seda, et tuul puhub enamasti lääne, edela või lõuna suunalt, kaardid vaadates siis niipidi, siis enamasti see müra ja kõik häiringud jõuavad Eesti territooriumile. Mida me MTÜ-na teinud oleme osalenud siis selle tuulepargi interaktiivsel kaasamiskoosolekul, teinud oma ettepanekuid siis
tuulepargi arendajale, milleks on siis Utilitase Läti filiaal, teinud oma ettepanekud Eesti Kliimaministeeriumile, et riik kaitseks Eesti elanike majanduslikke ja huve ja tervist. No hetkel mingit vastukaja siin paari tagusele protsessile ei ole olnud, et eks siis näha ole, kas sest nagu tegelikult mingit asja saab ja kas riik ka oma elanike huve reaalselt kaitsma hakkab. Parempoolsel slaidil on selline ilus suur kobarpark, 60 tuulikut ja rohkem. Ja see on siis see, mis paneb muretsema vallavalka kaksiklinna elanikke. Lähimad tuulikud, kui ütlen, siis valetan, aga natukene alla 5 kilomeetri linnapiirist. Ja mis on muidugi Läti puhul tähelepanuväärne võrreldes Eestiga, on see, et kui Eestis on selline kokkuleppeline 1 kilomeeter, see vähim vahemaa, kui kaugel tuulik võib elamust olla, siis lätlased on veel kehvemas olukorras, neil on see vaid 800 meetrit. Pluss Lätis meie teada ei ole kohalikul omavalitsusel ehk vallal tuuleenergia planeeringutes kaasarääkimisõigust. Ehk siis kohalikes sõidetakse teerullimeetodil üle. Aga see on ühtepidi on ta muidugi õnneks lätlaste probleem, aga teistpidi, kui need tuulealasid tihedalt Eesti ja Läti riigipiiri äärne täis pikitakse, siis saab see olema Eesti probleem, sest tuuled sealkandis kipuvad valdavalt olema siis läänest edelast või lõunast. Kogu see müra jällegi tuleb Eestisse, elekter tuleb Lätisse, Läti on tore, eestlastel ei ole tore. Vabanduste teemat siin juba käsitleti. No see pilt on tehisintellekti abil tehtud sellised kaamerasid, mis me Eestis õnneks ei näe. Need on pigem omased võib-olla Lõuna-Aafrika Vabariigile ja Siberile, kus on teemantikaevandused. Aga siis kinnisvara, mis võib-olla on üks selline teravamaid probleeme, kui see mürahäiring kõrvale jätta. Kalju seda slaidi korraks näitas. Aga siit meie head sõbrad soomlased on pannud ühe huvitava tabeli kokku 23. aastal erinevate riikide kinnisvara statistika põhjal. Sisse on toodud 3 nii-öelda, siin ekraanil ei olegi neid kollaseid jooni näha küll, et valgemad read tabelis üleval siis teine rida ja alt teine ja 5. rida näitavad, et tuulepargi lähedusel justkui mõju puudub elamukinnistute hinnale, aga kui me vaatame täpsemalt, siis need 3 väikest statistilist uuringut on teinud siis kas tuuleenergia arendajad või rohepöörde organisatsioonid. Kõik need ülejäänud read siin tabelis on siis ametlike kinnisvaratehingute statistika, võib-olla suuremad numbrid. Saksamaalt 7 miljonit kinnisvaratehingut, Taanist 1,3 miljonit, Norrast üle 200 000, Rootsist umbes 70 000 kinnisvaratehingut. Ja see näitab kahjuks seda, et kuni 2 kilomeetrit kaugusel elamu kinnistute hind langeb suurusjärgus 15–20% ja kuni 4 kilomeetri kaugusel suurusjärgus 10%. Aga mida tähele tuleb panna, kuna tegemist statistika puhul on alati ajalooga, ehk siis sündmustega, mis on juba möödunud, siis tollal see periood, mida need vaatlused hõlmavad, on, ütleme, suurusjärgus 5–10 aastat tagasi, aga kui me vaatame, missugused tuulikud või kõrged nad olid sel ajal, me räägime siin maksimaalselt 150 meetri kõrgustest. Aga Eestis, kui me vaatame Tootsi parki, sinna paneme ju 100 meetrit otsa. Et see mõju selle pargi lähedal kinnisvara hinnale sellise võrdluse põhjal ilmselt võiks olla suurem ja tõenäoliselt on see ka mõju ala laiem, et see ei piirdu 4 kilomeetrit. Nüüd siis üks selline slaid Eesti versus Taani. Taani on üks tore riik, kes on tuuleenergiat arendanud suurusjärgus 40 aastat peale. Neil on muidugi ka väga praktiline põhjus selleks, sest ega neil elektrit
ju eriti kindlasti toota ei ole. Meil sisuliselt puudub põlevkivi või kivisüsi, mida maast välja kaevata. Vähesel määral nad küll ammutavad Põhjamerest maagaasi ja naftat, sellist kaugelt ei piisa, hüdroelektrit need ei ole, täiesti tasane maa, metsa ka pole puitu, mida põletada, mis on siis muud üle jäi, tuuleenergia oli sisuliselt ainuke lahendus. Ja kuidas taanlased on selle olukorra lahendanud, et tuuleparke või tuulikuid saaks siis kuhugi elamute lähedale rajada ja et inimesed sellega nagu kas või mingilgi tingimusel nõus oleksid, on see, et kui arendaja soovib rajada tuulepargi, siis arendaja või riik, et kumb, see ei ole hetkel ka tähtis, peab tegema elamukinnistutele hindamise, kinnistu omanik sellest ise maksab ja kui siis selle hindamise käigus leitakse, et kinnistu hind tuulepargi rajamise tõttu langeb rohkem kui 1%, siis on kinnistu omanikul 2 võimalust. Tal on õigus nõuda siis selle hinnavahe kinnimaksmist, see raha lihtsalt kantakse talle pangakontole ühekordse maksena, või on võimalus nõuda, et tuulepargi rajaja ostaks tema maja ja maa välja täishinnaga. See tähendab seda, et inimesel on reaalselt võimalik tuulepargi juurest ära kolida ka pärast seda, kui see park on tööle hakanud ja inimene leiab, et ta mingid põhjused ei suuda või ei saa seal pargi kõrval elamisega hakkama. Et Eestis meil kahjuks selline lahendus hetkel puudub. Oleme seda küll päris palju kordi erinevates riigiasutustes ja mujal ametkondades sellest lahendusest rääkinud. Vaatame, kas tuleb edu. Ma ei hakka seda tindidest isegi rääkida. Ja maailma palun teha väikese sissejuhatuse. Võib-olla miks selgitaks tausta, et miks see keskkonnakaitse või looduskaitse on muutunud Eestis probleemiks. Põhjus on selles, et kui 22. aastal algas Ukraina sõda, siis Euroopa Liidus võeti suure kiiruga ja ütleme nii, et võib-olla kerges paanikahoos vastu selline määrus, mis on taastuvenergia kiirendamise määrus. Miks on oluline määrusega? See tähendab seda, et kui Euroliidu tasandil võetakse vastu määrus, siis see kehtib igas liikmesriigis, kaasa arvatud Eestis, samamoodi nagu mõni seadus, mida Riigikogu võib vastu võtta. Ja selle taastuvenergia kiirendamise määrusega aitas liikmesriikidele õigus teha looduskaitsest erandeid. Me räägime siis eeskätt vee, linnukaitse ja looduskaitse direktiividest. Aga siinkohal ma võib-olla annan sõna. Jah, mina olen siis see inimene veel MTÜ-st, kes selle looduskaitselise poolega tegelikult kõige rohkem. See küsimärk ongi nendes erandites, et nagu te siit kaardi pealt nägite, enne kuulsite, siis neid tuuletööstuse alasid, mida arendatakse korraga, mis on planeeringutes, neid on palju, neid on julgelt üle 100. Esiteks inimeste jaoks tähendab seda, et meil on 100+ ala, kus lähedal elavad inimesed, kes ilmselt ei ole väga vaimustuses sellest, et nende kõrvale tuleb tuuletööstus. Aga looduse jaoks tähendab ka 100 tuuleparki meeletut kogust. Ja nüüd natukene jõuame ka sinna killustatuse juurde, et kõike neid ju hoitakse eraldi. Et kui ka Keskkonnaametisse jõuavad küsimused mingi kindla tuuleala kohta, siis nad tulevad kõik eraldi. Ja Keskkonnaamet menetleb kõiki planeeringuid samuti eraldi. Üks planeering siin, teine planeering seal, kolmandas kohas, kõik eraldi. 29 vallas kõik planeeringud menetletakse eraldi. Ja Keskkonnaametil on võimalus teha erandeid, aga nii palju, nagu me näinud oleme, ei tehta mitte erandeid, vaid kui on selle kindla pargi lähedal, sees, kõrval mõni lind, kaitsealune taim, lind, siis tehakse sellele erand. Aga see ei ole ju erand enam, kui me kõikides teeme erandeid, siis see on juba reegel. Aga erandeid on lubatud teha. Ja selliselt on ka Keskkonnaamet kooskõlastanud väga-väga palju planeeringuid,
ja siit on ka tulnud minu poolt välja öeldud lause, et Keskkonnaamet sisuliselt menetleb meie linnud surnuks. Üks planeering siin, teine siin, kolmas siin, neljas siin, kõik saavad kooskõlastuse. Ja sellist metoodikat, mis Eestis hõlmaks, et mõõdetakse või analüüsitakse koosmõjusid kõikidele nendele parkidele, sellist ei ole olemas, seda ei tehta. Seda lihtsalt ei ole hetkel. Ja huvitav on ka seda, et need, kes on lugenud neid KSH-sid, leiavad sealt väga palju kordi sõnu, kas siis kompensatsioonimeede või leevendusmeede. Kõiki asju leevendatakse. Kui mõni lind on lähedal, leevendame, kompenseerime. Kui mõni taim on lähedal, leevendame, kompenseerime. Kui inimene on lähedal, leevendame ja kompenseerime. Aga ka seda ei vaadata ühtlaselt, sest kui palju me ikkagi ühe või teise või kolmanda ala kohta saame leevendada või kompenseerida. Oleks üks ala võib-olla saamegi, aga 100+ ala on jällegi meil planeeringutes. Ja jälle ma jõuan sinna tagasi, et tegelikult ju ei tea keegi, kui palju nendest 100 alast realiseeruvad lõpuks. Kalju põgusalt rääkis sellest mustast toonekurrast, kellel on keps jalaküljes. Et teda siis uuriti 2 aastat. 2 aasta jooksul leiti siis tema ülelennud sellest planeeritavast tuulepargi alast ja 2 aasta jooksul leiti siis tema peatuspunktid. Selle sama alaga me käisime ka Keskkonnaameti juures, kui see ala kooskõlastati, sest saab teha leevendusmeetmeid. Siin oli suhteliselt humoorikas istumine meil, mõnes mõttes humoorikas, kus tõime siis sama kaardi ette ja küsisime, et te ju näete, ta ju lendab siit üle, mitmeid kordi lendab üle. Ja siis Keskkonnaameti töötaja vaatas ja ütles tõesti, et aga äkki ta ei lendagi nii otse, et äkki ta lendab niimoodi kaarega sealt, aga see fikseeritud lihtsalt, et ta läks otse. Äkki on niisugused vahendid, mis niimoodi fikseerivad, mina ei tea. Ei oska öelda. Aga mis puutub veel nüüd nendesse leevendus- ja kompensatsioonimeetmetesse, siis mõned aastad tagasi töötati meil välja selline dokument riigihanke korras ornitoloogia ühingu poolt ja Kotka klubi poolt kokku panduna nagu üle-eestiline maismaalinnustiku uuring. See dokument tehti selleks, et see olekski aluseks tuulepargi arendajatele. Sinna on toodud liikide kaupa kõik puhvertsoonid, kaitsealuste lindude puhvertsoonid. Näitena väike-konnakotka kohta on seal kirjas, et rangelt 2 kilomeetrit peab pesast olema puhver. Ka Keskkonnaametile esialgu meeldis väga see dokument, sest nad soovitasid arendajatel ikkagi sellega arvestada ja isegi ära oodata, millal see välja tuleb ja siis arvestada sellega. Aga kui see üle-eestiline maismaalinnustiku analüüs välja tuli, siis selgus, et Eestisse praktiliselt ei olegi võimalik tuuleparke rajada, sest pole kohta. Arendajad olid natukene hädas, käidi Keskkonnaametis mitmeid kordi ja tulemus oli see, et tuuleparkide ümber tehti kaardikiht, mis tegid erandid. Kõik kaitsealused linnud, kes olid tuulepargi ümber, neile tehti erandid. Kui muidu oli 2 kilomeetrit väike konnakotka puhvertsoon, siis kui ta oli liiga lähedale sellele tuulepargile, siis sobis ka 1 kilomeeter. Nüüd on aeg edasi läinud. Nüüd oleme jõudnud sinnamaani, et igale alale võetakse linnuekspert ja linnueksperti sõna on ülim. Mitte ükski muu dokument, mida on pannud kokku riigihanke korras Kotka klubi, ornitoloogia ühing ja 10 ornitoloogid, aga üks linnuekspert. Tema sõna on ülim. Ja linnueksperdid ütlevad päris vahvalt, et kui see pesa on siin ja ala on siin, siis ega pesast sinna tuulepargi ala poole see lind ei lenda. Ei ka lenda sinna. Aga nüüd on veel edasi jõudnud, et kui mõni pesakoht on ala sees, siis nüüd on plaan hakata neid pesasid ümber asustama. Sellest plaanist ma ei ole päris täpselt aru saanud, et mismoodi see võimalik on, et kuidas need läbirääkimised selle linnuga käivad, et ümber asustaks ennast, aga mõttetasandil on selline asi täiesti olemas, et kui on ala sees pesa, siis see lind tuleb ümber asustada kuskile. Kehti tuleb panna. Aga need leevendusmeetmed on meeletult ja need ei kehti ainult siin linnustiku kohta ega meie ökosüsteemide kohta, et kõige muu kohta samamoodi.
eesmärk. Planeeringut alustatakse eesmärgiga saada püsti tuulepark läbi leevendusmeetmete ja erandite. Ja see on kõik ilusti seaduslik ja nii meil toimib see teema. Vabandust, täiesti arusaamatu, see mida tähendab leevendusmeede. Minu sõnaga on mingi sisuline tähendus ka. Kuidagi ei ole kohaldada, ei saanud aru, võtta oli kõik tore, aga mis asi on leevendusmeede? No siinkohal ilmselt mõeldakse seda, et kuidas leevendada kahju meie ökosüsteemile või linnustikule. Aga kuidas? No, jah. Jah, eesmärk on seatud ja sinnapoole liigutakse. Ja ka nahkhiirte kohta samas, et kui on tegemata nahkhiire uuringud, näiteks Põhja-Pärnumaal on tegemata nahkhiirte sügisränne, siis leevendusmeetmena saab peatada tuuliku nahkhiire rände ajaks. Täiesti korras. Nahkhiirega lepitakse kokku. Jah, peatatakse tuulik tolleks hetkeks, aga millal see ränne täpselt on, ma ei tea, need on niisugused ilusad mõtted, et kuidas labasid värvitakse mingit värve ja kuidas neid poiste värvitakse mingit värve. Ja siis on veel leevendusmeetmena on muidugi pakutud välja, et see pandurit panna peale tuulikutele, et kui lind läheneb, siis tuulik jääb seisma. Et see on ka leevendusmeede. Nahkhiirtel on samamoodi, nahkhiir läheneb, siis tuulik jääb seisma. No teoorias ju see tegelikult täiesti, minust võib saada ka teoorias kosmonaut ja astronaut. Kas saab? Noh, ei teaks. Nii, aga siis meil on üks slaid veel, mis näitab üldisi planeeringute vigasid, mis me oleme välja toonud. Et siin on suhteliselt palju juttu ja paljudest asjadest me ka rääkisime üsna põhjalikult, et see killustatus on suur probleem, et see on nii valdade sees probleem kui ka Eesti riigis probleem. On KOV-ide planeeringud, on riigi poolt valitud alad, on piiriülesed alad. Seadustest täna väga ei räägitud, aga seadustega on selline lugu, et praegusel hetkel tõesti praktiliselt ainukene seadus, mis midagi reguleerib, on välisõhus leviva müra seadus, mis näitab meile või mis ütleb meile, et lubatud on 40 detsibelli. See on sihtväärtus. Sihtväärtus tähendab, et see on keskmine. Päevane lubatud müra norm 40 detsibelli, keskmine. Vahepeal käib üles, vahepeal käib alla, üles, alla, aga keskmine on 40. Infraheli on tõesti reguleerimata alla 10 detsibelli välisõhus, see on, 10 hertsi, et see on tõesti reguleerimata ja pole meil selle kohta midagi. Siis rahva tervise kohta, et kuna uuringuid nii suurtes tuuleparkides ei olegi praktiliselt läbi viidud, sest nii kõrgeid tuulikuid hakati tegema alles paar aastat tagasi, ei ole võimalustki olnud läbi viia mingeid uuringuid. Siis ei tea, mis meil tulevik toob. Mõni aeg tagasi viidi läbi Aidu tuulepargis TTJA poolt mõõtmised, mis näitasid, et 16 kilomeetri kauguselt oli elektrivälja tugevus ületatud 100-kordselt. See oli 16 kilomeetrit ja 100-kordselt. Et me küsisime ka seda uuringut, aga tegemist on salastatud materjaliga ja ilmselgelt me ei saa seda. Ja teadmata on siis, et kui 16 kilomeetri kauguselt oli 100-kordselt ületatud, et mis ta siis lähemal teeb, et siin võib väga palju spekuleerida, aga vastust me ei tea. Kinnisvarast me rääkisime ja kallutatus on ka hea teema, sellepärast et KSA-sid panevad kokku täiesti, inimesed on ju, mitte robotideks. Ja inimesel on alati subjektiivne hinnang. Ja päris paljudes KSA-des on näha, kuidas inimese oma hinnang tuleb sinna sisse. Sinnamaani välja, et Liivi lahe meretuulepargi puhul on öeldud, et tuulikud rikastavad merevaadet. Et see on selle inimese hinnang, aga see pannakse sinna sisse, see jõuab volikogu lauale ja volikogu selle pealt siis otsustab, et tõesti äkki rikastabki ja mitmekesistabki. Ökosüsteemist me ka rääkisime, kaevandustest me rääkisime ja energiapoliitikat paratamatult on tekkinud olukord, kus ikkagi suhteliselt väike grupp inimesi juhib meie energiapoliitikat
ja millegipärast ikkagi meie teadlasi, energeetikuid väga ei taheta kuulda võtta, et loodetavasti aina rohkem nad võtavad sõna, loodetavasti rohkem neid võetakse kuulda, aga siiamaani tundub, et meie teadlased teavad natukene paremini. Toon võib-olla selle ideoloogilise energeetika kohta sellise hea näite. Sattusin kuulama Vikerraadio võis olla reporteritundi suurusjärgus nädal aega tagasi. Teemaks oli biogaasi tootmine Eestis, seda erinevad võimalused, arendamine ja tulevik. See ei olegi võib-olla niivõrd oluline, aga saatesse oli kutsutud siis tehnikaülikooli professor, mõned ettevõtjad ja kui ma ei eksi, siis veel üks ekspert mälu järgi. Ja saate lõpuks küsis saate, ja loomulikult oli seal siis ka Kliimaministeeriumi kantsler, nime ma ütlema jätka, igaks ise kuulata, kas tahab. Ja saate lõpuks siis saatejuht küsis kõikide osaliste käest, et mida oleks siis, või kuidas oleks kõige mõistlikum Eestis toodetavat biogaasi kasutada, et kus annaks see kõige suurema efekti või sellise, ütleme nii, et keskkonnakaitse mõistes kõige parema kasuteguri. Ja kõik saate osalised, nii teadlased kui ka ettevõtjad ütlesid ühest suust, et seda peaks kasutama transpordis. Teatavasti transpordis on nende heitmete vähendamine kõige keerulisem, et see biogaas oleks seal autode sisepõlemismootorites kõige kasulikum ja kui nüüd seda ütleme otse välja lehmasitast ammutada siis seda eraldavat metaani, biogaasi, ja kui seda sisepõlemismootoris põletada, siis väidetavalt peaks olema sellise sõiduauto keskkonnajalajälg väiksem kui elektriauto. Ja kui nii teadlased kui ka ettevõtjad olid täpselt ühel samal seisukohal, siis viimasena vastas Kliimaministeeriumi kantsler, kes leidis, et biogaasi peaks kasutama elektri tootmiseks. Kuigi samas saates TTÜ professor oli just välja toonud, et biogaasi põletamisel ja elektriks muutmisel on kasutegur 40%. Et see siis võib-olla ilmestab kõige paremini seda ideoloogilist erinevust, et kus elektri tootmine kui selline on mõnes asutuses muutunud kinnisideeks ja ei lähe absoluutselt kokku siis sellega, mida arvavad või peavad õigeks Eesti ettevõtjad ja samuti Eesti teadlased.